kuulata. ENHA on siis roheprogrammi ellu viinud juba 5 aastat ja seekord on siis meil teemaks erinevad ettevõtluse vormid, aga täna keskendume just siis vaimsele tervisele, sest paraku kui olla selles keskkonna teemades sees, siis kipub mingil hetkel ikkagi tekkima sihuke masendus või ärevus, et no mis ma siin ikka teen ja vaeva näen, sellest niikuinii midagi ei muutu ja et siis tulevad väga abiks erinevad nipid ja võtted, kuidas sellest kohast siis üle saada ja oma pisikesi samme ikkagi edasi teha. Ja seetõttu on mul väga hea meel andagi sõna siis Kaia Kaire Hundile, kes on siis vaimse tervise õde, tervise edendaja, vürtsidega toimetaja, ravimtaimedega toimetaja, aga eks ta saab iseenda kohta kohe täpsemalt rääkida ja siis meid läbi tänase õhtu siin juhatada. Palun, Kaia. Tere, tere! Tere minu poolt ka. Ja nii tore, ma näen järjest veel inimesi tuleb juurde, et siis võib-olla sissejuhatuse ajal saamegi selle grupi niimoodi siin kõik korraga kokku. Ja kes tunneb, et ta soovib kaamera sisse lülitada, siis mina olen selle üle väga tänulik, sest ma saan muidugi ka vaadata Kaid, et mul on tunne, et päriselt ka keegi on seal teisel pool ekraani, aga muidu on niimoodi, et ega ma ju ei tea, et kes te olete või kus te olete või et võib-olla see on jälle tõesti sellise enda selle rikutuse astme põhjalt, et ega ise on ju eriti COVID-i ajal neid loenguid kuulatud nagu jumal teab mis kohtades ja olukordades. Nii et kellele see sobib, siis see on väga, väga abiks ja eriti kui me lähme võib-olla harjutuste juurde, et siis ma näen, kuidas teil tegelikult läheb. Et sellega ma juba viitasin ära, et see tänane on meil hästi praktiline ja ma jõuan selleni ka natukese aja pärast, et mis me siis teeme ja kuidas ennast võib-olla selleks natukene ette valmistada. Aga jaa, täna on siis selline päev, kus mina olen Tartus ja ma olen siin ühes toredas massaažitoas. Ja kuigi tahaks väga ütelda, et ma olen just siin paar tundi saanud suurepärast massaaži, siis paraku on hoopis nii, et ma tulin koolist ja kuna ma sain aru, et ma kuidagi ei jõua Tallinna ega oma Võrumaa koju samamoodi, et siis ma olen siin Tartu Ülikoolist kilviviske kaugusel ja oma farmakognoos ja kursaõe Ilona massaažitoas, nii et selline tore koht on olemas ja ma olen tõesti Ilonale ka nii tänulik, et ta ütles, et tule tee siis minu juures, kui ma ütlesin, et appi. Ja ma siis võib-olla paari sõnaga räägin veel endast, et miks mina seda lugu teil siin täna räägin või miks ma arvan üldse, et ma sellest midagi tean. Et ja et nii nagu Kai juba mainis, et minu taustas on tõesti ka vaimse tervise õenduse professioon, ma ka töötan selles vallas ja aga see on ka võib-olla selline üks killuke, et samamoodi sellise vaimse tervise koha pealt olen ma ka läbinud mindfulnessi sellise rahvusvahelise programmi MBSR-i juhendaja väljaõppe 2-aastase ja ka natukene KKT-d, mis on siis kognitiivkäitumisteraapia õppinud seda siis sellises sissejuhatavas tasemes. Et see on nagu see vaimse tervise pool. Aga see teine pool, miks siis see rohemajandus või see keskkonna aspekt on siis see, et tõesti ma olen oma elus viimased pea 20 aastat olnud moel või teisel seotud mingite roheliste teemadega. Et see roheline on tänasel päeval muidugi selline sõna, mis võib tähendada kõike ja võib-olla alati mitte kõike positiivset, aga mis ma ise selle all mõistan on see, et võib-olla minu selline tõesti rohepesu minu peas algas suuresti
prügiteemadega ehk siis teemääraga, kus ma olin väga pikalt seal põhitiimis. Ja see oli võib-olla selles mõttes ka selline märgiline koht, et kui enne seda minu elu oli pigem sellises ettevõtluse ja puhtas nagu majandusvaldkonnas, et siis see pani mind tõesti mõtlema, aga tõesti, et mingid asjad tulevad kusagilt, et prügi on mingi pika ahela lõpp, aga keegi on kusagilt mingi tooraine võtnud, keegi on sellest midagi teinud ja siis on see jõudnud meieni, et see prügi on nagu kõige väiksem mure seal üldse. Ja siis vastavalt sellele, kuidas ma seal Teeme Äras edasi toimetasin ja siis ka rahvusvahelises Let's Do Itis omajagu aastaid, siis kogu see maailm hakkas, nii-öelda see heas mõttes roheline maailm hakkas ennast avama minu jaoks ja noh, tänaseks mul on mahemaad, ma kasvatan mahedalt ravimtaimi, ma teen mahemärgiga tooteid, milleks on siis Natura Linda loodustooted, et selles mõttes ka see, mida Kai siin alguses mainis põgusalt, et see frustratsioon, et ma olen ka selle kõik ära kogenud, kui sa pead tõestama, et sinu enda kasvatatud, noh, ma ei tea, mingi salvei, mis teed ma siin praegu joon, või sinu enda saialill, et see on puhas, kui mu kõrval keegi kasvatab vilja tohutu intensiiv, võib-olla põhimõtete järgi ja ei pea mitte midagi tõestama. Samuti siis, mis võib-olla seda roheteemat puudutab, et pea üle 10 aasta on mul selline kool nagu Põlistarkuste ja Rahvaravi kool, kus on ka näiteks lisaks muudele loodusteraapia õppekavadele ja koolitustele ka ökokosmeetiku programm, mis on ka selline pannud väga palju mingeid erinevaid kihte läbi mõtlema. Sest üks asi on see, et okei, sa segad selle mingisuguse möksi seal kokku väga ökolt, on ju, aga kui sa teed siis, noh, ma ei tea, mingisugust kehahooldust ja kasutad selleks ikkagi lõpuks mingit plastikut või kile, et noh, kui öko siis see on, eks ju. Ja siis on see roheteema veel minuga või mina sellega seotud siis läbi ka püsimetsaühistu Forestly, et see võib-olla võiks kõnetada neid inimesi, kes tahavad tegeleda investeerimisega, aga kellel on ka võib-olla sellised suured dilemmad sellega seoses. Et ma ise olen ka selle etapi kuidagi samm-sammult läbi käinud, et kui tahta noh, ka kuidagi midagi tuleviku jaoks tallele panna, aga mis on see koht, kus ma saan seda teha kindlas teadmises, et ma ei loo sellega mingit jama ja kahju maailma juurde. Ja neid valdkondi või neid kohti, kus kaudu investeerida, tegelikult nagu väga palju ei olegi. Et ma arvan, et ma olen enamuse suuremate selliste investeerimisfondide või pankade käest küsinud, et aga kuhu mu raha siis läheb, et kas ma saan kindel olla, et see ei ole mingisugune lapstööjõud lõpuks ei teeni mulle neid protsente või et sellepärast mingi vihmamets maha ei võeta. Et siis noh, lõpuni seda keegi väita ei saa. Nii et Forestly on üks selline eestimaine metsa, noh, ütleme siis metsa püsima jäämisele suunatud selline ühistu, kus siis ostetakse selliseid väiksemaid metsatükke kokku, et siis nii-öelda raha paigutada päriselt metsa ja majandada seda püsimetsa põhimõtete järgi. Ja siis võib-olla viimane veel väike nüanss minust ja sellest rohelisusest on see, et selle mindfulness maailmaga on väga tihedalt seotud üks selline märksõna nagu metsakümblus. Ja võib-olla paljud on kuulnud seda või teavad, et Jaapanis tehakse ja et on selline asi olemas. Aga metsakümblus ei ole mitte ainult see, et lähme kõik kenasti metsa ja siis oleme ja kõigil on tore, vaid see on väga konkreetne meetod samamoodi seal, mida on väga palju uuritud ja mida tänasel päeval väga paljudes kohtades maailmas kasutatakse vaimse tervise sekkumisena. Nii et seda nii-öelda sellist kokkupuudet on olnud, lisaks natukene sellist aktivismi teemat veel nipet-näpet sinna juurde. Ja ma olen seda rohepsühholoogiat siis ka väga mitme aspekti poolt
siis ka uurinud, natukene õppinud seda, et võib-olla lihtsalt ka mõned märksõnad, et ökodepressioon ja kliimaärevus, jah, need on näiteks ühed märksõnad või green care, et need on sellised asjad, millest ka me põgusalt täna räägime. Ja see tänane seminar, see sai suuresti tegelikult inspiratsiooni ka sellest, et meil järgmine nädal, just juba järgmine nädal, algab üks selline mindfulness programm, kus me 5 õhtul 1,5 tundi kohtume, et siis, ja üks päev on metsas selle metsakümblusega, mis ongi siis mõeldud just rohemahe ja selle keskkonnasektorile. Et see fookust hoida just nendel tegevustel, mis võib-olla ei ole alati kõige tavapärasemad ettevõtluse mõistes. Nii, aga kas me võime arvata, et meil on enamus inimesed on siia kohale jõudnud? Ma arvan küll, et võiks olla. Aga siis hakkame otsast minema. Ja miks ma just küsisin, et kas kõik on kohale jõudnud, sellepärast, et ma väga tahaksin alustada ühe praktilise harjutusega. Sest kui me räägime vaimsest tervisest, me räägime mindfulnessist, siis nii kaua, kui see jääb teooriaks, siis on see täpselt sama hea, nagu sa tead, et võiks minna, ma ei tea, trenni või jõusaali, aga sa lihtsalt tead, et seal on see trenn, aga sa mitte kunagi sealt uksest sisse ei satu. Et mindfulnessi kohta öeldaksegi, et see on puhas kogemuslikkus ja seda ei ole võimalik teoreetiliselt väga hästi edasi anda. Nii et ma loodan, et kõik on kuidagi kusagil turvalises kohas, see tähendab, et sa ei ole autoroolis või sa ei ole kusagil sellises kiire toimetamisega, ma ei tea, kuskil liini peal, et sa saad võtta selle hetke ja aja. Ja kui sa oled kusagil sellises kohas, kus sa tunned, et see keskendumine võib olla mitte nagu kõige parem mõte, siis võib-olla ei ole vajalik seda harjutust kaasa teha. Teine punkt on see, et kui sa oled kusagil väga lärmakas kohas, et võib-olla sul on võimalik taanduda kusagile korraks, et võib-olla ka jälle COVID-i ajast on meil teada, et kuidas erinevaid koosolekuid saab teha kapis ja saunas ja vetsus ja nii edasi. Et võib-olla on võimalik võtta korraks see hetk, et ka kusagilt lärmakast kohast taanduda. Ja kolmas väga oluline punkt on see, et kogu sellise mindfulness harjutuste üks baas on turvalisus. Et kui sa tunned, et see ei sobi sulle see tekitab ärevust või mingit sellist ebamugavust, siis ära tee seda harjutust või tee seda lihtsamas vormis, mida ma ka seletan, või siis hoia harjutuse käigus silmad lahti, et ülejäänud me siis püüame teha silmad kinni. Ja see on see koht, kus on natuke selline omavastutus ka oluline, et sa tunnetad, et mis sulle sobib. Ja jällegi, kui sa tunned, et sa lihtsalt ei viitsi teha, et siis ma võib-olla jällegi kutsun üles, et äkki sa proovid, sest kui seda kogemust sa ei saa, siis sa ei saa. Et siis me ei saa rääkida sellest, mis on mindfulness. Ja teeme selle harjutuse kohe ära ja siis ma natukene räägin seda teooriat ka sinna järgi. Et ma kutsungi siis kõigepealt kõiki silmi kinni panema. Mina piilun siin korra lihtsalt, et ma kella näeksin. Ja kui sulle tundub, et see sobib, see on turvaline, sa oled sellises heas kohas, nii füüsilises kui ülekantud tähenduses, siis pane silmad kinni ja keskendu korra iseenda kehale. Ja märka seda, kuidas sa hetkel istud. Või kui sa juhuslikult seisad või lamad, siis tegelikult täpselt samamoodi vii tähelepanu iseenda kehale. Ja märka, kas su keha annab mingisugust teavet, et võiks asendit kohendada.
Võib-olla tahad jalgu sirutada või jalgade asendit muuta või võib-olla tahad selga rohkem sirutada ja püüa mitte minna sellisesse automaatsesse harjumuspärasesse istumisasendisse, nagu sa tavaliselt istud, vaid just märgata seda, mis just praegu sinu keha vajab. Võib-olla soovid natuke kaela liigutada, et leida peale parim asend ja keskendu korraks ka istmikule. Lihtsalt, et tunnetada, et mis kohad on need, mis puudutavad vastu seda tooli või diivanit või patja. Ja võib-olla sa märkad, et su meel on väga ärev ja sul on väga palju mõtteid ja küsimusi ja tundeid ja üks lõputu virvarr käib peas ja see on täiesti okei. Et ära proovi olla mingisuguses teises kohas, kui sa oled, aga proovi sellest virvarrist võib-olla korraks tulla ikkagi keha juurde, märgata keha asendit. Ja kui sulle sobib, siis too tähelepanu ka enda hingamise juurde. Märgates, kuidas sinu keha liigub hingamise rütmis. Ja jällegi niipea, kui sa tajud, et see on sulle ebamugav, siis võid silmad lahti teha või keskenduda hoopis ainult oma istmikule. Aga kui sulle sobib hingamist jälgida, siis lihtsalt märka, milline su hingamine on, kuidas su keha liigub hingamise rütmis, ilma et sa peaksid seda kuidagi muutma. Ära sea endale eesmärki, milline on õige hingamine või kuidas peaks, vaid märka lihtsalt, kuidas su kõht ja rinnak liiguvad hingamise rütmis. Märka, kas kõht ja rinnak liiguvad sünkroonis või üks järgneb teisele. Ja märka ka, kas õlad liiguvad hingamise rütmis. Ja märka korraks ka seda, kas sinu sissehingamine ja väljahingamine on ühepikkused või on üks teisest pikem. Ilma, et sa annaksid hinnanguid või midagi muudaksid. Ja kui sa märkad, et su meel läheb juba kusagile midagi planeerima või tegema, siis lihtsalt pane seda tähele ja tule tagasi harjutuse juurde. Ilma, et sa kuidagi endale hinnanguid annaksid või endaga pahandaksid. Lihtsalt jälgi. Saa tuttavaks oma tänase hingamisega. Võib-olla sul on olnud nii kiire päev, et sa pole kordagi märganud, kuidas sa hingad, kuidas sinu kehal läheb. Lihtsalt ütle iseendale, oma kehale. Tere, ma märkan sind. Oma hingamisele, et ma täitsa panen tähele, milline sa oled.
ja tee nüüd veel paar sellist sügavamat sisse-välja hingamist. Ja siis võib-olla tahad ennast natuke ringutada või sirutada, et siis uuesti silmad lahti teha ja tulla sellest olemisest jälle tegemisse. Kas keegi tahaks korra jagada, kuidas tal läks? Ükskõik, kas häälega või chati. Kui kõik oleks pildiga, siis ma kohe vaataks, aga vaatan neid muste kaste ja võib-olla keegi on mõnusasti vannis või ma ei tea kus ja siis ei tegele asjaga. Soovib keegi midagi ütelda selle kohta, mida ta koges? Ma võin jagada, mul arvuti hakkas mingeid piiksusid tegema, mis olles Zoomi host'is, see segas natuke kahjuks. Mm. Aga muidu oli nii-öelda märgata, kuidas nii-öelda hingamine, noh, nii-öelda, millele tavaliselt tähelepanu ei pööra. Et just see, et kas nad on sünkroonis või mitte ja õlad ei liikunud. Mm. Mhm. Jaa, aitäh jagamast ja ma arvan, et sa tõidki ka väga olulise asja välja, et kui midagi segab, et kuidas see keskendumine on häiritud. Ja iseenesest teadvelolek või mindfulness praktikad ei olegi midagi sellist, et sa pead olema kusagil ideaalses kohas, ideaalses vaikuses, vaid see on suuresti ka oskus, kuidas toime tulla sellega, mis on. Ja alailma midagi piiksub või on mingi väline heli või kusagil keegi naaber müdistab või mida iganes, et see on ju elu osa. Et see on võib-olla selline esimene asi, mis sellest mindfulnessist ja sellest vaimse tervise teemast võib-olla kohe endale kuidagi kõrva taha panna või ära märkida, et sellist me küll loodame või mingit ideaalsust, kui meie elus oleks kõik asjad korras ja kõik oleks nagu väga hästi aga noh, see enamasti ikkagi nii ei ole, et meil on ikkagi inimesena, meil on elus väljakutsed, kui ei ole isiklikult, siis on võib-olla peres või kogukonnas või ühiskondlikult. Ja, ja võtmeküsimus on see, et kuidas me sellega toime tuleme. See, mida me praegu tegime, ja siis Tage ka jagas, aitäh sulle ka, et ja loomulikult see tundubki, et ma nüüd mingi täiesti veider istun siin silmad kinni ja siis tahaks vaadata, mis teised teevad. Et sellepärast ongi see, et mustad kastid on nagu sellised üldse mitte inspireerivad, et kes siis millega tegeleb. Aga see, kuidas neid harjutusi tavaliselt tehakse, neid tehaksegi niimoodi, et neid juhendatakse reaalajas. See, et me täna salvestame, siis need, kes vaatavad salvestust järgi, siis nad saavad hoopis teistsuguse kogemuse. Et seda juhendamist tehakse reaalajas ja klassikaliselt teadveloleku harjutusi, mindfulness harjutusi juhendatakse nii, et juhendaja teeb ise harjutust ja räägib seda, mida ta teeb. Ehk siis see ei ole nii, et ma olen mingi teksti pähe õppinud või loen kusagilt maha ja siis ise haigutan ja kratsin ennast ja tegelen mingite muude asjadega, vaatan vahepeal kuskil surfan Facebookis ja siis lihtsalt ütlen, et ja nüüd hingake. Et see on väga palju läbi selle, kus kohas see juhendaja parasjagu ise on ja siis annab nagu seda edasi. Aga mis on selle teadveloleku harjutuste nagu see tuum või point või see essents, kasutades ikka eestikeelseid, see noh jah, ei ole ka päris eestikeelne, aga ütleme siis tuum, on see, et see on selgelt kohale tulemine sellesse hetke ehk siis olemisse. Et kui te võib-olla võtate selle tänase päeva endal niimoodi ette ja mõtlete, et kui palju teil on olnud selliseid kohti, kus te olete olnud päriselt selles hetkes ja kui palju on olnud lihtsalt mingit sahmimist ja tegemist.
et kui ma vaatan enda tänast päeva, siis jah, ma tegin hommikul oma harjutused ära, aga siis ma istusin autosse, ma sõitsin Tartusse, terve tee olid mul mingid koosolekud, siis ma läksin kooli, siis ma olin koolis, siis ma tulin siia, nüüd ma teen seda. Ja seda hetke, et ma olen täielikult kohal ja märkan seda, mis on, kui ilus on väljas praegu, Tartus on lumi maas ja selline mõnus miinus. Või ma märkan, kuidas minul läheb või ma panen tähele, kuidas mu keha ennast tunneb, et see on kõik see, millest mindfulness tegelikult räägib. Et mindfulness ei ole meelerahu või ei ole mingisugune nägemuste saamine või midagi taolist, et see on lihtsalt teadlikuks saamine sellest, mis on. Ja see pilt, mis ma siia juurde olen pannud, et te näete, siin on 2 noolt, eks ju, minevik ja tulevik. Ja see on väga loomulik, kuidas me inimesena päevad läbi toimetame. Et meie mõtted enamasti ongi kas tulevikus, eks ju, ma juba planeerin. Võib-olla te panite ise ka tähele selle harjutuse jooksul, et juba oli see, et mis ma õhtul süüa teen või kas peaks poest läbi minema või huvitav, millal ta nüüd ära lõpetab, kas mingit juttu ka tuleb või ongi lihtsalt istume ja hingame siin, on ju. Ehk siis me kogu aeg mõtleme seda tuleviku poolt või siis hüppame minevikku ja hakkame mõtlema, et täna, mis juhtus, näed, selline asi, on ju, oleks võinud ikka selle niimoodi lahendada, näe, see jäi tegemata. Ja see on see, kuidas inimese meel toimib. Ta on nagu pidevalt kas tulevikus või minevikus ja haruharva satub ta sellesse olevikku. Ja keha ja hingamine on selles mõttes väga head tööriistad, et need on alati olevikus. Et sa ei saa tajuda, kuidas su keha tunneb eile või homme, sa saad tajuda ainult seda, mis praegu on. Ja sellepärast selline võib-olla kõige lihtsam teadveloleku harjutus või selline kohale tulemise harjutus ongi see, et sa korraks viid tähelepanu iseenda kehale, kas või sellele samale taguotsale, kuidas sa siin istud või jalgadele, kuidas nad puudutavad maad. Ja miks on oluline selles hetkes olemine on see, et elu tegelikult juhtub ju selles hetkes siin. Et elu eile oli juba ära, homme veel pole tulnud, aga praegu on see olemas. Ja kui me selle hetke maha magame ja ei pane tähele neid ilusaid lumiseid kuuseoksi või seda ilusat muusikat või seda mingit suurepärast tunnet enda sees, siis me nagu jätame suure osa elust elamata. Ja tänapäeval on väga-väga palju vaimse tervise sekkumisi lähtub sellest samast seisukohast, et see heaolu või see meelerahu ongi nagu selles hetkes siin. Et siin sügisel on just tulemas üks Oxfordi emeriitprofessor Eestisse, kes on loonud teadveloleku põhise kognitiivkäitumisteraapia meetodi ja mida peetakse näiteks depressiooni puhul ka üheks, eriti depressiooni tagasilanguse puhul ennetamiseks üheks kõige paremaks sekkumiseks. Et sellel siin olemisel on võlu. Ja kui tahta seda väga eestindada, siis me ei pea kasutama sõna mindfulness või teadvelolek, siis me võime lihtsalt parafraseerida Fred Jüssit ja rääkida mollutamisest. Et tegelikult mollutamine on puhas mindfulness. Et kes on näinud neid Fred Jüssi filme, et kui sa istud ja vaatad lõkkesse, siis see tegelikult ongi mindfulness suuresti. Mis on aga vaimne tervis ja kuidas ta selle rohelisuse ja keskkonnaga seotud on? Et ma ei hakka neid definitsioone siin üles lugema, kes väga huvitub definitsioonidest, võib seda ise vaadata. Aga suuresti see vaimne tervis on ju midagi sellist, mis on mingisugune komplekt. Ja seda ei saa nagu väga üheselt kirjeldada või ka üheselt mõõta. Et kui meil on näiteks füüsilise keha näitajad on kuidagi lihtsamalt mõistetavad, on ju, ma olen vererõhku, veresuhkrut, mingisuguseid CRP-d või midagi oma verest, siis vaimne tervis on kõik nagu siukene, nagu voolav. Ja sul võib olla super hea tuju ja midagi juhtub ja sa oled nagu täiesti teises otsas ja vastupidi. Et see vaimne tervis on natukene nagu siuke hoomamatu või kinni püüdmatu.
küll aga seda peetakse siis seotuks väga paljude aspektidega, milleks on siis igasugused sotsiaalsed tegurid, majanduslikud tegurid, füüsilise tervise tegurid. Ja aina rohkem tegelikult on ka definitsioonides sees juba sellist sõna nagu keskkond. Ja mitte lihtsalt nagu selles mõttes, et see koht, kus ma olen, vaid keskkond kui loodus. Sest sellel on väga suur mõju tegelikult meie vaimsele tervisele. Ja kui ma siin üleeile ühel naisteõhtul ka mainisin, et sellised kõige suurema vaimse tervise probleemidega riigid on just rikkad riigid, siis see üks otsene side sellega ongi, või miks see nii on see, et mida rohkem sa oled sellest looduskeskkonnast lahutatud, seda rohkem sa oled haavatavam. Et see lihtsalt paratamatult on nii ja selle kohta on ka tohutult palju kirjandust ja uuringuid. Kui me räägime veel sellest vaimse tervise aspektidest rohemaailmaga seotult, siis on veel olemas sellised märksõnad, mida ma juba alguses siin natuke mainisin. Näiteks see kliimaärevus või ökodepressioon, mis on sellised ka mitte sõnakõlksud, vaid on täiesti eraldi juba sellised psühholoogiadistsipliinid. Ja kliimaärevus, mina oma töös võin ütelda, et see ei ole ka enam mingi selline, et kusagil kellelgi on, vaid päriselt on noori inimesi, kellel on suured vaimse tervise probleemid, sellepärast et nad kuidagi näevad seda, et see elu, mida nemad hakkavad elama või see tulevik, et see on väga ebastabiilne ja et neil on väga vähe võimalik sinna seda muuta. Ja sealt omakorda on siis välja kasvanud tegelikult mitmed sellised lisaks juba mainitud märksõnadele on sellised suured nagu distsipliinid, näiteks ongi kliimapsühholoogia, on täiesti üks eraldi valdkond, keda see huvitab, saab uurida ja seal üks peamistest sekkumistest on ka seesama mindfulness. Ma pärast ka räägin, miks. Siis on keskkonnapsühholoogia, mis on võib-olla natuke rohkem seotudki sellega, et see, mis meid ümbritseb, kuidas see meid mõjutab ja seal võib-olla üks oluline aspekt on selline disaini aspekt. Väiksed asjad on ju, et kas sul kodus on ka seda rohelisust, oled sa mingid toataimed pannud või pigem eelistad sellist betoonseina. Ja siis on olemas ka selline asi nagu ökopsühholoogia, mille võib-olla märksõna võiks olla siis selline deep ecology, ehk siis see arusaam, et kui me inimesena, me ei saa ennast nagu kõigest ära lõigata ja ütelda, et mina kavatsen siin olla üksinda õnnelik ja see, mis teiega siin maailmas juhtub või mis loodusega juhtub, et see mind ei puuduta. Et see läheb pigem siis nagu selline tõesti väga sügavatele tasanditele, kuidas me tuleme loodusest ja meil on vaja seda koos toimimist, et selleks, et ennast nagu kuidagi tunda hästi. Kaia, kas meil slaidid peaks edasi liikuma? Me näeme esimest slaidi. Te näete esimest slaidi. Vot selle kohta ma ei oska midagi ütelda, sest mina küll ei näe esimest slaidi. Oota, aga siis teeme ühe väikse siukse. Nii. Praegu näete, mis slaidi te praegu näete? Nüüd me näeme seda sinu esitlus, need kõrvalriba näeme ka. Aga muidu on see sõna, mis on vaimne tervis, on teil ees praegu. Nii, ja kui nüüd ma panen selle, siis näete mis on roheettevõtlus, miks on okei. Just. Nii, oota, ma vaatan, kas siin vahepeal oli chatis oli ka midagi muud või see oli see sama? See hingamise kohta ja see sama. Ja. Aga võib-olla siis Kai, me teemegi nii, et siis kui sealt jooksvalt midagi tuleb, siis sa lehvitad mulle, et siis ma ei pea sealt seda vaatama. Jah, just. Aga miks see roheettevõtlus on siis haavatav sektor või miks seda selles kontekstis peaks üldse sellest rääkima, et sama hästi ju võiks, ma ei tea, energiaettevõtlus olla väga haavatav sektor, on ju, ma arvan, et kõigil mingi Elektrilevi inimestel olid pulsid laes siin eelmine nädalavahetus ja nii edasi. Aga on nagu mõned sellised nagu olulised aspektid.
et ma ei tea, kuidas teiega on ja ma ei tea, kes siin täpselt, eks ju, osalevad, et mis teie taust on, aga väga sageli see roheettevõtlusesse asumine tuleb läbi sellise missioonitunde või selle vajaduse või sellesama sisemise tahtmise, et ma tahaks nagu olla see muutus, mida ma tahan näha maailmas. Kui jälle tsiteerida siin Mahatma Gandhit, eks ju. Et, et kui sa tunned, et see on nagu sulle eluks vajalik, sa ei saa teistmoodi, siis sa hakkadki tegema neid asju kuidagi teistmoodi, eks ju. Sa võib-olla ei saa töötada mingisuguses suurkorporatsioonis, mis toodab ma ei tea, mingisuguseid pestitsiite või noh, ma mõtlen väga sünteetilisi pestitsiite või relvabusinessis või kusagil sellises kohas, eks ju. Ja siis sa satud sellesse valdkonda, mis tundub, et nüüd ongi see minu asi ja mina saan natukene maailma päästa. Ja siis õige pea selgub, et see maailm on nii suur ja seda neid päästmisvajavaid nagu selliseid kohti on nii palju, et ühe inimesena siin, ma ei tea juba mitmest miljardist, eks ju, et, et see lihtsalt, see sinu panus on nagu üks tükike kusagil lõputus, noh, ma ei tea, see nõel heinakuhjas on ju. Ja see, mis juhtub väga palju rohesektoris, samamoodi kolmandas sektoris, siis erinevates sellistes aktivismi vormides on selline puhas läbipõlemine. Ja kes vähegi sellega on kokku puutunud, ma usun, et kõik teavad seda, et see läbipõlemine on justkui sisse kirjutatud. Et seega see põhjus, miks me selle 5-nädalase selle mindfulness programmi tegime, ongi paljuski ajendatud sellest, et sageli tundub, et kui sa selle rohelise või keskkonna või loodusvaldkonnaga tegeled, et siis varem või hiljem see lõpeb mingi läbipõlemisega, aga noh, see tegelikult ei peaks niimoodi olema, eks ju. Ehk siis see tasakaalu leidmine on väga-väga keeruline, sest kui sa üks hetk astud siis see 3 sammu tagasi, siis noh, kas sa siis reedad enda põhimõtted, on ju. Siis see sotsiaalne surve ja see süütunne, et kas ma teen piisavalt, kas need kõik, noh, et kui ma tahan nüüd teha puhast sihukest rohebusinessit, on ju, kas ma siis tegelikult ikkagi teen seda või ma ostan ikkagi need pudelid ja pakendid kusagilt Hiinast ja kas siis ma nüüd ei ole roheline või kas siis läkski kõik nüüd juba valesti või? Ja kui ma samal ajal sõidan autoga või noh, hoidku jumal lennukiga, et ja noh, võib-olla ka mingid sellised sellega kaasnevad sellised aspektid, et kas see elu, mida ma elan, on nagu piisavalt roheline. Ma teen küll rohebusinessit, on ju, aga siis sõidan mingisuguse, mis need on kõige suuremad RAM-autoga, on ju, mis võtab mingi 15 liitrit 100-l, eks ju. Siis majanduslik ja juriidiline ebakindlus, et kuna need regulatsioonid sageli on palju-palju karmimad, kui see on mitte rohesektoris, siis noh, ma ise võin küll tunnistada, et vahest see teeb ikka meele nagu päris mõruks. Et kui ma vaatan, et jälle on minu siis see nii-öelda järelevalveametnik kirjutanud, et nad jälle tulevad kontrolli ja kuna mul on mahemaa, mahetootmine, maheköök, siis mul on 3 kontrolli, mis tegevad noh, selleks, et ma saaksin mingi 20 purgikest või pudelikest toota, siis jaa, loomulikult tekitab see stressi ja seda enam, et tõesti see muudatused ka sellises juriidilises valdkonnas, noh, need ei ole etteaimatavad. Ja miks Eesti mahesektor on põllumajanduse kontekstis on just viimastel aastatel kõvasti tagasi tõmmanud, ongi see, et tegelikult väga palju muutus ka nendes toetustes ja mitmed sellised asjad, mis võib-olla 10 aastat tagasi tundus, et nagu jess, et lähme maheda peale, siis nüüd on nagu need just vastupidi läinud. Ja kui sina soovid ühte asja teha, aga näiteks sa oled kusagil kollektiivis või sul ülemus on see, kes ütleb, et kuule see noh, täiesti nagu mõttetu on ju, või perekonnas, et tekib selline kognitiivne dissonants, et ühelt poolt sa soovid ühte teha, aga teiselt poolt sulle pannakse mingisugused päitsed pähe. Et ma olen paraku isegi näinud ühte salvestust ühe valla volikogu siis
mingisugune koosolek, ma ei oska ütelda, kas see oli mingi istung või mingi koosolek, kus üks selline valla siis volikogu liige ütles, et ma ei jõua ära oodata, millal see mahetootmine lõpuks ära keelatakse või midagi taolist. Ja kui sa siis oled selles samas kogukonnas ja püüad nagu iga aastaga natuke rohkem mahedat, natukene nagu ise teha rohkem ja siis su kõrval on keegi, kes ütleb niimoodi, siis see ongi, siis tekib nagu see, et kes siis mina olen või et kas ma siis olen üldse selle kogukonna liige või kuidas siis mina siin pean hakkama saama, kui ma olen siin mingi hipi oma rohesoovidega. Ja siis muidugi see suur vastuolu, mis on üldse roheline, on ju. mul on ikkagi tunne, et slaidid ikkagi ei liigu. Tead sa, aga ma jätan ta siis niimoodi praegu, siis te näete, on ju. jah. Ja, las ta olla. Et see, mis siis üldse roheline on, see ei pea praegu väga kaugelt neid teemasid otsima, on ju, võtame selle sama tuugenite asjad ette ja siis me saame aru, et meil on nii palju, kui on tuugeneid, on meil eri arvamusi ja need on väga vastukäivad ja täpselt, et kuidas me siis nüüd teeme, mis see siis on roheline energia, on ju. Et selles mõttes ka selle selle maailma sees on tohutult palju vastuolusid ja tohutult palju sellist frustratsiooni, on ju. Ja siis ma panin siia 3 punkti, et ma ei tea, kas keegi võib-olla, see on see, mida klassikaliselt räägitakse, on ju, mis need haavatavuse põhjused on, aga ma ei tea, kas kellelgi tuleb veel kas või enda kogemusest mingisugune aspekt meelde, et miks see roheettevõtlus on selline haavatav või raske. Kas te olete ise midagi kogenud, et te tunned päriselt, et seda kõike on kuidagi liiga palju või see juba hakkab mõjutama nagu sinu enda heaolu? Sest jällegi, ma ei tea, kas siin on need inimesed, kes on juba selles valdkonnas tegutsenud või alles alustavad või mõtlevad või ei ole tegelikult otseselt üldse selle valdkonnaga seotud. Aga kui keegi mõne mõtte paneks, siis see oleks lihtsalt huvitav teada, et kas on olnud veel mingisuguseid kogemusi selles vallas, et kuidas see meid mõjutada või häirida võib. Kui kohe ei ole, siis võite pärast jälle ka siia lisada. Et ma arvan, et see ei ole täielik nimekiri, aga see, nagu ma ütlesin, klassikaliselt seda kuidagi niimoodi arvestatakse. Aga nüüd siis lahendused, et võib-olla ka see, et me ei saa seda maailma kohe nagu korda teha või meil ei ole seda ühte nuppu või ühte hooba, kuidas siis kõik koheselt nagu korda teha. Ja selleks võib-olla selline võiks olla nagu võib-olla hästi laias laastus 2 lahendust. Ja üks on siis selline klassikaline, võib-olla natukene ka sealt, see ongi selline kognitiivkäitumisteraapia sellisest vaatenurgast üks meetod, mida ei kasutata üldse ainult muidugi roheteemadel. See on niisugune väga klassikaline asi nagu murepuu, worry tree, ja see on selline võib-olla hästi siin sellises mõtlemise tasandil võimalus oma muredega toime tulla. Ja ma väga pikalt sellel ei peatu, et need slaidid, ma ei tea, kas te saate need või saate praegu mingi klõpsu teha või mis see, kui teid see huvitab, aga see on selline ärevusega või muretsemisega toimetuleku hästi klassikaline viis, et sa kõigepealt märkad seda muret, märkad, mille pärast sa muretsed ja siis laias laastus, kui sa ei saa midagi teha, siis ära muretse, tee midagi muud ja kui sa saad midagi teha, siis tee. Ja kui sa ei saa niikuinii praegu midagi teha, siis ikkagi ära muretse, on ju. Et see on nagu võib-olla osade asjade puhul töötab paremini, aga mulle tundub, et kogu sellise keskkonna ja looduse ja roheettevõtluse kontekstis võib-olla mitte nii hästi. Sellepärast, et kui kõik inimesed jõuaksid selle kohani, et ma ei saa niikuinii mitte midagi teha,
lähen ära diskole, sellepärast et siis ma ei mõtle selle peale, et siis ju tegelikult mitte midagi nagu ei muutukski. Et see võib-olla annab lihtsalt natuke inspiratsiooni ja võib-olla kedagi aitab mingitel väga rasketel hetkedel. Aga see, kuhu ma tahan teid puksida või see on see, mida mina väga usun, on seesama teadvelolek sellest, mis on. Ehk siis, et sa ei võta endale seda koormat, et sa pead ilmtingimata kohe kõik korda tegema, aga sa ei võta endale ka seda koormat, et ma ei pea iseenda eest hoolt kandma. Ja teadveloleku puhul ongi üks kõige olulisem koht või teadveloleku koolitused või programmid algavad alati või sellised klassikalised teadveloleku programmid algavad sellise märksõnaga nagu enesehool. Ehk siis sa ei saa mitte midagi muuta ja sa ei saa iseenda vaimse tervise eest mitte midagi, sa ei saa seda korda teha, kui sa ei alusta iseenda eest hoolt kandmist. Ja omakorda, mis see tähendab? See tähendab seda, et sa pead aru saama, mis on sinu vajadused. Sa pead õppima ennast märkama, enda vajadusi märkama, iseendast aru saama. Ja see väike harjutus, mis me alguses tegime, tegelikult suuresti ongi sellele ju ka suunatud. Me tegime seda 5 minutit, eks ju. Väga lühike aeg, aga et korraks tähele panna, et kuidas minul läheb. Võib-olla mul on, noh, ma ei tea, võib-olla on selg juba ammu valus, sest ma olen terve päev siin samas istunud, on ju, ja ma ei ole kordagi tähele pannud, et peaks sirutama või asendit muutma. Ja see enesehool on ka sellepärast oluline, et see aitab märgata neid aspekte, mis meie sees olemas on, aga nagu te näete siin sellel joonisel on ka all on üks selline suur kaar, mida nimetatakse aktsepteerimise süli, ehk siis tuleb õppida olema kaastundlik selle vastu, mis sinu sees toimub. Ja väga paljud sellised teadveloleku praktikad, mis on ka suunatud aktivismi, rohemajanduse, keskkonnahoiu, loodushoiu sellistesse valdkondadesse, räägivad väga palju sellest samast, et sa pead lubama endal olla ka kurb või vihane või frustreerunud või lootusetu, sest see on see, mis on, see on see, mis on päris. Ja ei ole mõtet ennast kuidagi nagu üle haipida või üles haipida õieti, et pole hullu, saab korda, kõik on hästi, küll varsti tuleb, ma ei tea, mingisugune kuldaeg. Et tegelikult, kui sa tunned, et see kõik on praegu liiga palju ja seda on raske teha, siis lihtsalt nii ongi. Ja see kolmnurk, mida te siin näete, see on, kes on vähegi natuke psühholoogiaga kokku puutunud, ma arvan, et see ei ole väga võõras. Et üks selline lihtne inimese mudel ongi ju see, et meil on mõtted, meil on emotsioonid ja meil on kehalised aistingud. Ja see, mida me teadveloleku praktikatega saame teha, on nad kõik sellesse aktsepteerimist sülle võtta, ehk siis kõik võtta vastu selliselt, nagu nad on. Oma mõtted võtta vastu, oma emotsioonid võtta vastu ja õppida aru saama enda vajadusi, sest eriti negatiivsed emotsioonid on sisuliselt alati kehas peidus. Ehk siis, et kui sa oled ärev, kui sa oled mures, kui sa oled stressis, kui sa oled läbi põlenud, siis sinu keha räägib sellest sinuga. Sul on kusagil pinge, kusagil on valus, kusagil torgib, kusagil on õhetab. Et meie keha on nagu see suurepärane siin praegu olemise tööriist, mis aitab aru saada, mis meie sees toimub. Ja see esimene samm, millega me saame tegeleda, ongi see, et me võtame selle vastu. Noh, näiteks selline suvaline näide, et ma tunnen suurt ärevust ja see ärevus on näiteks, ma ei tea, minu rinnaku piirkonnas. Ja siis ma lihtsalt luban sellel olla täpselt nii, nagu see on, et ma saangi aru, et okei, ma olen väga mures, mul on suur ärevus, see on kusagil mu siin rinnakus, sellega kaasnevad võib-olla mingid korduvad mõtted, muremõtted ja see on okei, et ma praegu olen selles kohas.
see ei tähenda seda, et sa kiidad takka, et jube hea kannatada ja niimoodi me siin kannatame, vaid see on see, et kui sa hetkel niimoodi niikuinii tunned, siis ei ole mõtet teha nägu, et seda olemas ei ole. Ja ei ole mõtet teha ka sellise laiema loodushoiu või keskkonna või kliima mõttes seda nägu, et ei ole olemas või see ei puutu minusse. Et keerame selja, et siis ma ei näe, et seal mingisugune uus kaevandus avati. Ja see on nagu see, mis on selle teadveloleku alus, õppida ennast tundma ja õppida aktsepteerima ennast sellisena, nagu see hetkel on, isegi kui see on väga keeruline või valus. Ja, ja ma tahaks kohe edasi minna järgmise harjutusega, aga enne ma siis räägin ära, et kuskohast need harjutused pärinevad. On üks selline asi nagu Mindfulness-Based Stress Reduction programm, mis on maailmas enim kasutatavam ja enim levinud tõenduspõhine sekkumine nii vaimse tervise hoidmisesse kui ka siis juba nagu see nimigi viitab, eks ju, stressiga toimetulekusse. Sest tänasel päeval maailmas ei ole olemas sellist kohta, et noh, et ma teen siis nii, et stressi ei ole, noh, mitte mingit stressi ei ole. Et see võib olla erinevas kohas, me võime tajuda seda erinevalt, aga stress on see, mis meid moel või teisel ikkagi saadab. Ja nüüd küsimus on see, et kui see on niikuinii olemas, et mis siis sellega teha? Ja see teadveolek õpetab selle stressiga toime tulema, mitte nii, et seda stressi ei oleks või mitte ta ei õpeta sind nagu ignorantseks, et noh, mul ei lähe lihtsalt mitte miski korda, vaid ta õpetab toime tulema sellega, mis on. Ja see harjutused, noh, need põhinevadki sellisel tähelepanu juhtimisel, nii nagu see esimene põgus harjutus. Ja kogu see programm koosneb sellisest 3 formaalsest harjutusest ja terve reast mitteformaalsetest harjutustest, mida saab teha siis täiesti suvalisel hetkel. Et need formaalsed harjutused on siis sellised, et sa võtadki hetke, mingisugune on see siis 2 minutit, 20 minutit, 40 minutit ja tegeled selle harjutusega. Aga need mitteformaalsed harjutused on need, mida sa saad integreerida igasuguste tavapäeva tegevuste sisse. On see siis söömine, autoga sõitmine, duši all käimine, hammaste pesemine, nõude pesemine, riidesse panemine, mida iganes. Et selles mõttes on see teadvelolek ei ole ka alati nii, et ma siis tõesti lähen kusagile vaiksesse ruumi ja teen seal kusagil padja peal, vaid see on midagi, mida sa saad rakendada päris elus. Ilma, et sa peaksid siis hakkama mingisugust, ma ei tea, mingit joogaelu elama ja jalga kõrva taha hoidma, on ju. Ja me siit lähemegi siis kohe selle järgmise väikese harjutuse juurde, et kuna see tänane teema, eks ju, või see tänane töötuba on päris lühike, siis me ei saa pikalt neid harjutusi teha. Ja ma võin etteruttavalt ütelda, et ma teen iga neljapäeva hommiku 20-minutilisi sessioone. Ma pärast ütlen selle veebilehe ka, kus selle infot saab. Et täitsa tasuta kõik saavad osaleda, et keda need kõnetavad, siis võivad liituda. Aga praegu teeme siis võib-olla jälle lihtsalt sellise mõneminutilise ühe teise harjutuse, mis nüüd on nendest formaalsete harjutuste sarjast siis üks selline hetkel siis veidi lühendatud versioon. Nii et ma jälle soovitan panna silmad kinni, kui see on turvaline ja mugav. Kui sa oled autoroolis või sa teed parasjagu, ma ei tea, mingit täppistööd, siis ära pane silmi kinni. Ja kui sa tunned ennast ebamugavalt või tunned, et ärevus hakkab tõusma, siis ka ära pane silmi kinni. Siis vaata, lihtsalt hoia, kui sul on ärevusega teemad, siis võib-olla lihtsalt leia mingi punkt, mida sa saad, kuhu sa saad ennast oma seda fookust kinnistada. Aga kui sobib ja silmad kinni saad panna, siis nii on kõige lihtsam keskenduda. Ja jällegi algatuseks too tähelepanu sellele, kuidas sa istud.
ja käime põgusalt läbi kogu keha, nii et me alustame jalgadest ja jalataldadest. Nii et ma kutsun sind nüüd üles märkama oma jalataldu. Ära proovi neid liigutada või kusagile vastu suruda, vaid lihtsalt märka. Mis asendis on su jalad ja eriti jalatallad? Kas need puudutavad maad või vaipa või on sul hoopis jalanõud jalas? Ja märka ka, mis kohad on kõige tugevamalt tunda. Võib-olla mõnes kohas on jalanõu kuidagi väga kitsalt ümber või surve vastu põrandat tugev. Ja püüame märgata ka oma varbaid, mõlema jala suuri varbaid, teisi, kolmandaid, neljandaid, väikseid varbaid. Ja pane ka tähele, kas mõni varvas on kuidagi ekstra tundlik. Ja ära muretse, kui sa ei tunne justkui midagi. Ja ära muretse ka, kui sul tähelepanu on väga-väga heitlik. Et lihtsalt märka, kui sa oled juba õhtusööki planeerimas või midagi muud tegemas ja tule rahulikult tagasi oma jalataldade ja praegu siis varvaste juurde. Märka ka oma jalalabasid tervikuna ja pahkluid. Ja püüa just leida üles see aisting, see tunnetus, mitte niivõrd mõtelda nende kohtade peale, et päriselt tajuda. Ja mängi selle tähelepanu või selle tajumisega niimoodi heasoovlikult ja nagu justkui lapselikult, et kas on võimalik tajuda näiteks oma pahkluusid. Kuidas ma tean, et mu pahkluud üldse olemas on? Liigu edasi säärepiirkonda. Püüa tajuda oma sääri. Võib-olla on võimalik tunnetada säärte sellist pealmist kihti, võib-olla kokkupuudet pükste või sukapükstega. Aga püüa ka uurida, kas sa tajud oma sääre lihaseid näiteks või äkki hoopis sääreluid. Lihtsalt mängi korraks oma tähelepanuga ilma liigselt pingutamata. Aga sellise lapseliku uudishimuga, et me mängimegi seda mängu, et püüame üles leida oma sääreluud, siis kas on võimalik tunnetada, kus su sääreluud on? Nüüd liigu edasi põlvede juurde. Ja siis leia üles oma reied. Uuri reisi kõikidest külgedest ja võib-olla eriti reie tagumisi külgi, mis võib-olla puudutavad mõne tooli või diivani või padja vastu. Ja märka siis ka oma puusasid ja kogu vaagna piirkonda. Alakõhtu, nabapiirkonda, ülakõhtu. Ja võid jällegi mänguliselt püüda tajuda oma roideid. Kas on võimalik tunnetada seestpoolt oma roideid? Kui sa anatoomiast mitte midagi ei tea, kas on üldse võimalik tajuda, kas roided on olemas? Jällegi hoia sellist heasoovlikku ja uudishimulikku vaadet. Ära pinguta üle, ära anna hinnanguid, ära muretse, vaid lihtsalt uuri, et huvitav, kas on võimalik tajuda roideid, kas ma tean üldse, et mul on neid nii palju kui anatoomiaõpikus. Ja märka ka võib-olla, kuidas sinu rinnak liigub.
ja nüüd luba tähelepanul oma keha eesmiselt osalt liikuda keha tagumise osa juurde ja leia üles oma alaselg. Et alaselg on üks selline koht, kuhu sageli kogunevad päevapinged ja sellised mured ja väsimus. Nii et luba endal tähele panna, mida sinu alaselg sulle praegu räägib. Võib-olla on tunda seal kerget pingetunnet või mingit torkimist või äkki valugi. Aga võib-olla ei ole üldse midagi tunda või võib-olla tunned vaid riiete kokkupuudet vastu selga. Liigu sealt vaikselt ülespoole, märka keskselga ja turjapiirkonda. Turi on ka sageli selline, mis on väga pinges. Eriti kui me oleme päev läbi istunud või päev on olnud raske. Ja märka ka oma õlgasid. Ja märka, kas sinu õlad on vabalt või sa hoiad neid natukene üleval, kas õlad on pinges või mitte. Ja kui sulle sobib, siis võib-olla järgmise väljahingamisega lubagi õlgadel natukene allapoole minna. Nii et pea ja õlgade vahele tekiks veidi rohkem ruumi. Märka ka õlavarsi ja küünarnukke. Käevarsi mõlemal käel, randmeid. Peopesasid. Käeselgasid. Ja kõiki sõrmi ükshaaval. Pöidlaid ja nimetissõrmi, kolmandaid, neljandaid, väikeseid sõrmi. Märka, kus su käed on. Kas sõrmed puudutavad üksteise vastu või on käed põlvedel, süles? Kas käed on soojad või jahedad? Ja vii siis tähelepanu käte juurest kaela juurde. Ja jälle ära muretse, kui su tähelepanu vahepeal hajub. Võib-olla mõne välise heli või oma mõtte pärast. Et niipea, kui sa märkad, et su tähelepanu on ära hajunud, tule tagasi oma keha juurde ja leia üles oma kaelapiirkond. Ja uuri, kas kael on pinges. Kas su pea tundub kaela otsas raske olevat? Mida teeb kukal ja pea tagumine külg? Ja mängi jälle selle mõttega, kas on võimalik tunnetada juukseid oma pealael. Kas on juuksed? Enamusel meist, ma arvan, on nad täitsa olemas, et kas me tunneme, et nad on olemas? Kus sa tead, et sul on juuksed olemas, kui sul on silmad kinni? Leia üles ka oma kõrvad ja siis kogu nägu. Märka oma näolihaseid. Märka, mida teeb sinu otsmik. Mida teevad silmaümbruse lihased. Märka, kas sul on kulm kuidagi kortsus või on otsmiku ja kulmualused lihased lõõgastunud. Ja ükskõik, kas sul on silmad kinni või lahti, siis pane tähele, kuidas su silmadel läheb. Kas silmad on kuidagi kibedad ja väsinud, pinges, võib-olla isegi valulikud või on nad üldse vaevutuntavad. Ja märka ka oma põskesid ja põsesarnasid. Märka nina, võib-olla
tunnetad isegi õhu liikumist ninasõõrmete juures. Ja leia üles oma lõug, lõualiigesed. Kas lõug on kuidagi pinges, lõualiigesed, lihased kokku surutud või mitte? Kas hambad on kokku surutud või vabalt? Ja kas keel on vabalt suu põhjas või sa hoiad teda kuidagi jõuga üleval? Lihtsalt märka, ilma et sa peaksid midagi muutma. Ja nüüd too tähelepanu oma suule. Ja leia üles oma suunurgad. Ja kui sulle sobib ja on võimalik, siis püüa suunurkasid mõne millimeetri võrra ülespoole tõsta. Justkui vaikselt iseendale naeratades. Lihtsalt naerata iseenda sisse. Ei pea olema mitte mingit põhjust, et iseendale naeratada. Ja märka, mis sinu sees toimub, kui sa naeratad iseendale. Mis sinu meeles toimub? Kuidas sa ennast tunned, kui sa naeratad iseendale? Ja tea, et meie aju ei saa aru, kas me naeratame põhjusega või põhjuseta. Ta hakkab kohe heaoluhormoone vabastama, nii et vahest tasub teda natuke trikitada lihtsalt naeratades. Kas või ilma põhjuseta. Ja nüüd, kus me oleme oma keha jälgimisega lõpuni jõudnud, võib jälle korra natuke sirutada ennast, liigutada sõrmi ja varbaid, ärksust tagasi tuua. Ja siis endale sobival hetkel jälle silmad lahti teha. Vaatasin, kelle nägusi ma näen, kas need, kes on pildiga, on olemas. Keegi kusagile päris magama ära ei läinud. See on üks klassikalisest mindfulness harjutusest. Me tegime seda jällegi praegu lühidalt, seda tehakse muidu pikemalt. Aga mis selle harjutuse mõte on jälle kogu sellises vaimse tervise hoidmise kontekstis on see, et me hakkame päriselt iseennast märkama ja rohkem aru saama. Väga väikestest vajadustest sealjuures. Et see enesehool algab sellistest asjadest, et sa paned tähele, millal sa tahad võtta lonksu vett, millal sa tahad minna pissile, millal sul on kõht tühi, millal sa päriselt pead sirutama, millal sul on silmad väsinud. Ja me oleme piisavalt tublid kõik, et me suudame enda vajadustest üle sõita. Ma arvan, et enamus inimestel, kes on sellised töised, on see kogemus, et sa suudad oma janu, nälga, vetsuhäda edasi lükata, sest sa teed enne selle kiire asja ära. Või ei hakka enne kusagile mugavamasse kohta istuma minema, et ma teen selle meili lõpuni. Ja niimoodi me tegelikult kogu aeg loome mingisugust stressi enda sees, sest me ei pane tähele seda kõige olulisemat, kõige lähedamal seisvamat asja, milleks on meie ise. Ja vahest juhtubki nii, et me hakkame tegelema selle välise maailmaga,
selle nii-öelda välise ökoloogiaga, aga see, mis puudutab seda sisemist ökoloogiat või sisemist tasakaalu, see kuidagi, selleks pole aega. Mul just üks metsakaitsja, üks väga tore naisterahvas ja keskkonnaorganisatsioonid, keskkonnakaitseorganisatsioonid on minu arust nagu konstantselt üle töös. Ja siis ta ütles, et miks ta ei saa tulla sellesse meie mindfulnessi programmi, sest tal nagu tõesti ei ole ööpäevas nagu hetkegi vaba aega. Ja ma arvan, et see on lihtsalt nii tuttav väga paljudele inimestele, võib-olla eriti ka naistele. Ma ei tea, siin vist oli üks mees ka. Aga et kui on veel sellised, ma ei tea, kodused või perekohustused, siis see maailm ongi nii täis pakitud. Ja sellisel juhul hakkab toimima selline oravrattasmehhanism, eks ju. Või meie ütleme, on see siis see hamster seal rattas, eks ju. Et mida kiiremini sa jooksed, seda kiiremini see ratas käib. Kuni sa jooksed nii kiiresti, kui su väiksed jalakesed võtavad ja siis üks hetk see ratas viskab su sealt lihtsalt välja. Ja samas, kui sa hakkad aeglustama, siis see ratas läheb ka aeglasemaks. Ja need samad sellised mindfulnessi, tõenduspõhise mindfulnessi, mitte ainult sellised, kuidas ma ütlen, mingisugused ülimad budistlikud või joogaõpetuse edasikandjad, vaid ülikoolides mindfulnessi uurinud inimesed, kaasa arvatud see sama Oxfordi professor, kellele ma enne viitasin, on korduvalt välja toonud seda, et kui sul on väga-väga kiire, siis seda rohkem sa pead võtma aega maha. Sest me lihtsalt läheme tunnelnägemisse ja me lihtsalt ei näe enam seda, mis on oluline. Me hakkame sahmima, rapsima, tegema mõttetuid liigutusi. Ja siis, kui sa võtad sellel kõige hullemalt kiirel päeval ja kõige stressirohkemal päeval 10 minutit ja teed seda keha jälgimist või hingamise jälgimise või mis iganes muud harjutust. Ja siis sa vaatad, kuidas see päev nagu oleks ära vahetatud ja kõik asjad töötavad kuidagi hoopis teistmoodi. Ja see on tõesti, see on minu enda kogemus, aga see ei ole minu enda välja mõeldud, et seda on tõesti ka väga-väga palju uuritud ja selle kohta on lõputult palju kirjandust. Meil on umbes veerand tunnikest veel jäänud, mul on paar slaidi ja siis ma jätaks aega veel küsimusteks ja selliseks tagasipeegelduseks. Et üks oluline harjutuste komplekt, mis selles rohemaailmas on hästi olulisel kohal, on kaastunne ja enesekaastunne, mis on siis ka seotud, millegipärast mu asi ei lae siin praegu. Nüüd hakkas laadima. Et mis on seotud või mis siis inglise keeles on compassion ja see ei tähenda see kaastunne, eesti keeles see on natuke halb tõlge, aga paremat sõna nagu ka väga ei ole. Et see ei tähenda sellist haletsust, vaid see on mõistmine ja see on iseenda osas selline leebe olemine, mis nende harjutuste käigus ka ma siin proovisin mitu korda mainida, et ära anna hinnanguid, ära pahanda endaga. Kui asjad ei tule välja ja sa ei suudagi maailma ära päästa, siis mitte midagi ei ole sinus katki ja mitte midagi ei ole sinus valesti. Ja see kaastunne ka laiemalt on siis selline meetod, mida kasutatakse väga palju mõistmise arendamiseks. Ja sellises rohesektoris on see väga-väga olulisel kohal. Et me paratamatult põkkume ju kõik selles maailmas toimetades kokku nende inimestega, kus on nii-öelda teisel poolel. Kes nii nagu ma siin just ka paar päeva tagasi kellegile jagasin, et üks mu selline tore ehitusmees teavitas mulle üks päev, et inimene on ikkagi toiduahela tipus ja kõik ülejäänud on ressurss. Et kui sa kuuled seda ja sa näed seda sellest tulenevalt tegevusi, siis tegelikult on väga halb. Aga mida see kaastunne tähendab, see tähendab oskust mõista, miks ta nii mõtleb. Oskust aru saada, et ka need inimesed, kes näiteks
teadlikult hävitavad või loovad mingisugust kaost, et nad teevad seda sellepärast, et nad ei oska teistmoodi. Ja kui keegi on kohe selline tõsiselt kuri või selline kurjast vaimust vaevatud, eks ju, et oma tegevustes ongi kuidagi sihuke evil, on ju, siis ta teeb seda sellepärast, et ta on ise katki ja ta ise ei oska teistmoodi. Kuna see kaastunde harjutus on selline pikk harjutus, siis ma seda siia täna sisse ei hakanud panema, sest see oleks võtnud pool tundi meie ajast ära. Aga eesti keeles on ilmunud ka üks enesekaastunde raamat, Kristin Neffi ongi vist enesekaastunne, et mis aitab seda iseenda suunas, seda mõistmist ja sellist hinnanguvabadust arendada. Ja siis on Metta Paavana on näiteks üks selline paalikeelne väljend ühest sellisest kaastunde harjutusest. Et keda see huvitab, siis selle kohta leiab ka, ma arvan, et hästi palju materjali ja juhendatud meditatsioone ja vahest neljapäeva hommikuti me teeme seda ka ja meie selles pikemas mindfulness programmis on seda ka omajagu sees. Ja siis võib-olla ma lihtsalt räägiksin ühe väikse loo veel enne, kui ma näitan veel paar seda viimast slaidi ära. Et ma olen ise ju ka selles rohemaailmas korduvalt põrganud selle koha otsa, et ma ei tee piisavalt. Või et minu panus ei ole piisav või et ma ei oska piisavalt või midagi taolist. Ja siis kunagi ma isegi ei mäleta, kes mulle rääkis selle loo. Aga see lugu oli midagi taolist, et üks mees, ütleme põlistraditsioonides kutsutakse teda tavaliselt vanaisaks, on ju. Et vanaisa jalutas rannas, kus oli hästi palju krabisid. Et vesi oli merekrabid rannale uhunud. Ja siis see vanaisa võttis ühe krabi ja viskas selle ta sinna ookeani või merre tagasi. Ja siis talle vastu jalutas üks teine mees ja küsis, et aga miks sa ta sinna tagasi viskasid, et siin on miljoneid krabisid, keda sa ei suuda päästa, et mis tolku või mis kasu on sellest, et sa sellest miljonist selle ühe päästsid. Ja siis vanaisa vastas, et jah, võib-olla teistel ei ole sellest suurt tolku, aga selle ühe krabi jaoks oli see kogu maailm, kogu tema elu. Ja ma arvan, et see on nagu selline märksõna, mis mind on väga palju selles rohemaailmas ka aidanud. Et jah, ma ei suuda kõiki neid krabisid sinna vette tagasi võib-olla aidata, aga kui ma selle ühe krabiga seda saan teha, eks ju, ülekantult. Et kui ma suudan luua selliseid tooteid, mis on kellegile kasulikud või teha mingeid tegevusi, mis kedagigi aitavad, isegi kui see on see üks pisku miljonist, siis tegelikult on juba elul mingisugune point olnud. Ja ma arvan, et see on selline ilus inspireeriv lugu ja tasub endale leida neid lugusid, mis aitavad hoida endast joonel. Ja tasub tõesti väga palju tegeleda enesehoolega, sest sellest kõik algab. Ei ole võimalik päästa midagi muud ega kedagi muud, kui me ei alusta iseendast. Ja kui me ei oska iseenda vajadusi tähele panna, kui me sõidame üle iseenda vajadustest, enda keha kõige lihtsamatest soovidest, siis kuidas me oskaksime kogu seda muud maailma tähele panna. Ja minu selline sisuline pool on nüüd kohe läbi saamas. Ma panin siia mõned veel sellised märksõnad või veebiaadressid, et selle teadveloleku programm, et ka kui keegi tahab, tunneb, et see on asi, millega ta tahaks tegeleda, nende teadveloleku praktikate õppimise, harjutamise ja enda igapäeva ellu integreerimisega, võib-olla see on ikka kõige olulisem.
et selle MBSR-i järgi, seda on ka hästi palju uuritud, ajus toimuvat, et kui 8 nädala jooksul teha iga päev umbes 20 minutit neid praktikaid, siis 8 nädala pärast on päriselt ajus näha muudatused. Et see ei ole lihtsalt see, et ma tunnen ennast nii palju paremini, vaid tegelikult me teeme midagi. Noh, see on nii, nagu sa käid 8 nädalat, eks ju, kuskil jõusaalis, siis pärast vaatad, et näed, hakkab juba väike muskel tekkima. Ja siis see Toko keskus, ka selle Facebooki lehelt leiab need neljapäeva hommikused tasuta praktikad kell 9.05 kuni 9.25. Iga neljapäev olen mina kõksti Zoomis, ootan kõiki, kes tahavad ühineda. Teeme 20 minutit, noh, midagi analoogset, nagu me siin täna harjutustena tegime. Ja siis ma panin siia lihtsalt mõned endaga seotud siis ka veebilehed, et siin on küll mõned inimesed, kes mind teavad, aga kes ei tea, siis Toko keskuse kaudu me tegelemegi nende teadveloleku praktikatega. Naturalinda on mu loodustoodete firma. Tarkuste kool on selline siis täiskasvanute täiendkoolitusasutus. Oleme just hästi uut põnevat ökokosmeetika programmi kokku panemas. Ilmselt sügisel jõuame alustada. Forestly on siis see püsimetsaühistu ja Hundiallika on minu väike selline maakeskus, kus mul on imeline ravimtaimeaed, puhta mahe loomulikult. Nii, aga siis olen mina nüüd täiesti need viimased 8 minutit, mis meil on justkui jäänud, teie päralt, et te saaksite küsida, saaksite kommenteerida, minu poolest kas või vastu vaielda. Nii et olen teie päralt. Aitäh, Kaia Kaire. Küsimusi chatis hetkel ei ole, on lihtsalt tänusõnad väga sisuka ja vajaliku seminari eest. Aitäh! Green Care, jaa. Green Care on, see on selles mõttes, et see on selline nagu katussõna erinevatele loodusega seotud siis sekkumistele, et sinna alla käivad näiteks seesama metsakümblus, aga ka loomateraapia, siis väga põnev asi on aiandusteraapia. Ma arvan, et eestlased on vist sellega tegelenud täitsa ilma teadmata, et see on nagu tõenduspõhine sekkumine, aga selline asi on täitsa olemas. Siis on seal sellised erinevad nature walks või siuksed looduse jalutamise süsteemid. Soomes on see näiteks, kui lähiriikidest on seda, see on väga levinud ja seda kasutatakse selles mõttes, et väga mitmel tasandil, nii siis vaimse tervise alase ennetuse osas, väga palju sellise ka raviotstarbel, ka sellised hoolekandeasutustes, et Eestis ei ole sellist head kompleksset Green Care nagu organisatsiooni. Eestis on minu teada ainult 3 inimest, kellel on metsakümbluse sertifikaat. On üks loomateraapia keskus, aiandusteraapiat niimoodi natukene on tehtud. Toivo Niiberg on kusjuures sellega väga edukalt tegelenud Tartu Maarja külas. Et kui keegi sinna satub, see on nagu imeline, et kus raske intellektipuudega inimesed, noh, kui palju see aia loomine, aias tegutsemine neid võib muuta. Ja see on võib-olla see, mis ma praegu oskan ütelda, et Eestis seda jah, sellisel kujul nagu veel ei ole. Me oleme selle sama teadveloleku kompetentsikeskusega natukene nagu püüdnud seda hakata ajama, aga noh, see on selline võib-olla ka, et kogu see meie ühiskonna järele tuleks selles osas on veel natukene selline kesine, et ei mõisteta võib-olla neid asju ka veel, noh, ma mõtlen just ka tervishoiusektoris, et päriselt, et need ongi nagu teraapiad, et see ei ole lihtsalt see, et metsas on tore. Jaa, ei, selles mõttes, et Tagele ka siin, et miks vastandada mindfulnessi joogale, ei, kui ma niimoodi väljendasin, siis tegelikult ma seda ei mõtelnud, et 1 3 baas MBSR-i harjutusest on tõesti ka mindful jooga
et nad kindlasti kuidagi ei vastandu ja hoopis Embassaris see sisaldub. Küll lihtsalt see jooga võib olla, noh, see oleneb ka, eks ju, jooga alla võib ka kõik võimalikku tänasel päeval kuuluda. Et tegelikult see jooga, nii-öelda see algne tähendus ja meditatsiooni algne tähendus on ju väga-väga sarnased. Et üks on ühenduse saamine, teine on iseendast teadlikuks saamine, et noh, sisuliselt ju sama asi, aga ma kindlasti ei mõtelnud nii, et nad kuidagi vastanduksid üksteisele. Et jah, et pigem võib-olla on meil ka mõned sellised joogastiilid, kus ei ole selle algupärase joogaga enam väga palju midagi pistmist. Et Eestis seda vist ei ole, aga ma tean, et on olemas näiteks õllejooga ja džinni-jooga ja relvajooga ja sellised asjad, et ma arvan, et need on juba läinud sellest algsest mõttest kaugele. Aga muidu Embassaari looja John Kabat-Zinn on ise väga usin hatha jooga praktiseerija ja see mindful jooga on tulnud just sealt hatha jooga liinist. Ja Kadri, aitäh jagamast seda linki. See on jah, selles mõttes see on nii tore, kui kusagil see rohkem niimoodi esile tuleks ja noh, ma arvan, et see oleks suurepärane viis, kuidas ka hoida kokku tervishoiusektori kulusid, kui iga inimene suunata korra nädalaski vähemalt metsa jalutama või aeda toimetama. Et ma väga loodan, et see kuidagi leviks, et ma tean ka, et kogu sellises loodusturismi valdkonnas on nüüd selle metsakümbluse osas hakatud huvi tundma, mis on nagu super, sest noh, metsas käimine ei pea alati tähendama sellist hirmsat matkamist, et ta ongi ju rohkem selline kogemuslik asi ka. Ja selles mõttes seda ma tean, et on tõesti neid kohti, kus on sellised green care või loodusteraapiad on noh, täpselt nii, nagu sa saad suunamise mingisuguse eriarsti juurde või mõnele uuringule, siis sa võid saada suunamise lihtsalt mindfulness tundidesse või metsakümblusesse või kusagile mujale, et noh, ma väga loodan, et see meil ka kuidagi jõuaks sellesse ja noh, see ettevõtlus võiks ju olla sellega väga seotud ja läbi põimunud, et sa saad ju nii palju asju teha juba olemasolevas looduskeskkonnas. Ja aitäh, Maarja, sulle siin chatis ka kirjutamast. Aga veel äkki on veel mõni küsimus veel siia lõppu, enne kui meil see ametlik aeg läbi saab. Minu mindfulness õpetaja Leena Pennanen teeb alati niimoodi, et ta lihtsalt istub ja ootab, kuni lõpuks keegi midagi ikka küsib, sest kõigil hakkab nagu kuidagi imelik, aga ma arvan, et me ei pea nagu sama rakendama siin praegu. Et kui rohkem selliseid küsimusi ei ole, siis võime otsad kokku tõmmata. Mind leiab igalt poolt internetist üles, Facebookist või kust iganes sotsiaalmeediast, et mulle võib ka kirjutada ja joonistada. Ja kui on mingisuguseid vahvaid mõtteid ja koostöömõtteid siin kas või nende minu tegemistega, siis ma olen üks suur kõrv alati, kui asi puudutab sellist sisuliselt rohelist toimetamist. Et see on väga asi, mis ma ise tunnen, et see on ainult see uks, mille ma olen kuidagi irvakile saanud enda jaoks ja seda enam kinni panna ei ole võimalik. Et lihtsalt nii on. Aga tundub, et kui küsimusi ei ole, siis suur aitäh veel kord, Kaia, Kaire ja kõigile osalejatele samamoodi. Ja eks me anname märku, kui see salvestus on kättesaadav. Et sinna roheettevõtlus.ee portaali ta läheb ja sealtkaudu on võimalik teda
siis tagantjärgi vaadata ja oma mälu värskendada. Jaa. Ja kujuta ette, kell on 19:30. Kas saab veel ideaalsemat ajastust olla?